Moldova majandusel läks enne Venemaa alustatud sõda Ukraina vastu päris hästi. SKP kasvas 4% aastas, kuid viimase 10 aasta jooksul on olnud 2 tugevat majanduslangust, 2020 seoses koroonakriisiga ja 2022, kui algas sõda. I think it's very difficult because I had my second child 2 months before the war began. So the first month in February and the part of March, we didn't know what to do because the fear was real. So in that period, I left with my 2 kids to my mother to Italy. Abikaasa Dumitru jäi veel kodumaale, kuid perena niimoodi kaua ei saanud ja pereema tuli lastega tagasi. Ligi 5% majanduslangus ja hinnatõusud andsid pere rahakotis kõvasti tunda. It grew a lot. It's like very difficult because if in 2021, for example, with 1 salary, we can live and another salary to put in the economic and to save him, they save the salary. But now we cannot live with 2 salaries. It's something like that because the prices increased, the gas, the light, the energy, all of the utilities. Yeah, it's hard to difficult to manage them. For example, in our family, we do have 3, sometimes 4 jobs to cover all the expenses. Noored on optimistlikud ja see on läbiv joon ka meie vestluses. Seda optimismi tuleviku ja üleüldise majandusliku paranemise suhtes on ringi jalutades näha ja tunda ning tuletab meelde sajandi vahetust, mil Eesti liikus Euroopa Liidu suunal. Venemaa sõda mõjutab meid, aga veelgi enam Moldovat, mis tunneb seda ka sellepärast, et pealinnast Kišineust asub vaid 150 kilomeetri kaugusel Ukraina sadamalinn Odessa. Moldova was also seriously affected, be it by energy blackmail from the Russians, be it by disrupting trade routes, because the port of Odessa was one of the major trade hubs for the Moldovan trade. Now, essentially, the entire Moldovan economy is connected to the outside world via 5 tiny border crossings with Romania, which is until now a little bit of a chokehold. Moldova on veini- ja puuviljamaa. Samas on keeruline puuvilja riigist välja vedada, kui piiriületus maismaal võib kesta näiteks 2 nädalat. Nüüd olevat ummikud taandunud. Euroopa Liidu abiga ostetakse gaasi ja elektrit turult, mitte Venemaalt. Ülemineku riigis on alati probleem korruptsioon, millega valitsus võitleb. We have eliminated a mountain of bureaucracy. We have digitalized nearly the entire spectrum of services that is being offered by the Moldovan state, and Estonia was, of course, the number 1 inspiration. We have revamped and reviewed our taxation system. Digitaliseerimise ja oligarhide kõrvaldamise järel on uus ülesanne, mis on vajalik ka Euroopa Liidu liikmeks saamiseks, ja see on korrumpeerunud kohtunike ja prokuröride kinnipanek või siis vähemalt vallandamine. Ning seejärel on vaja luua uus süsteem, et need samad kohtunikud ja prokurörid, kes tulevad ametisse, oleksid ausad ja läbipaistvad. Ukrainas vaid 1/3 sobib jätkama, siis Moldovas on see umbes pool. Aga see näitab seda, et poolte suhtes on öeldud ei. Mingitel küsitavustel enamasti on see selline läbipaistvus sissetulekutel, need inimesed ei sobi. Ja mida rohkem süsteem puhastub, seda tugevamaks õigussüsteem tervikuna saab. Kui ma vaatan kas või selles oma komisjonis neid noori Moldova inimesi, need on keeli rääkivad, välismaal õppinud noored inimesed, kes nii mõnigi on tulnud tagasi Rumeeniast või Euroopast selleks, et oma riiki aidata. Ja kui ma neid näen, siis ma mõtlen, et vot need inimesed on nüüd Moldova tulevik ja meiesuguste ülesanne on nende peal ehitada seda. Ja ega see ei ole kerge. Märtsi alguses, kui Euroopa Komisjon Eesti ajakirjanikele Moldova kohtumisi korraldas, käis parlamendis debatt prokuröride ja kohtunike hindamissüsteemi üle. Õigusriik tähendab ju välisinvestorile seda, et tema raha on seadusega kaitstud ja ta saab sõltumatust kohtust abi. Kui küsida endiselt majandusministrilt, kuhu peaks Moldovas investeerima, siis on kohe vastus olemas – IT-sektor. Quite competitive education in IT besides competent workforce and quite a healthy ecosystem. We also have probably the most generous
tax incentive on the continent for the IT industry, which is 7% flat tax on turnover full stop, so no other taxes on employers or employees, no social, no medical, nothing, everything is in this 7%. Neid sektoreid on tegelikult veel, põllumajandustoodete töötlemine või energia, mis on samuti kiires kasvus. On ju vanarahva tarkus, et kriis tuleb nutikalt ära kasutada ja just niimoodi mõtlevad ka Daniela ja Dumitru. The war also allowed us to accelerate our European path, because on one side we have a lot of people who are suffering, I know that, but on the other hand, we have this opportunity to advance our security measures and Ukrainian measures to be part of a political and social and economical and security block of countries that are more stronger together than apart. Well, at this point, it's worth to mention that we are very grateful to Ukrainian people because they are keeping the line, and we feel a little more safe because of them. So, thank you.